täna avame ukse lõhnade ja parfüümide maailma ja meil on täna külas Kai, kes on lõhnaekspert ja tema jagab siis meiega oma teadmisi ja inspiratsiooni. Nii et tere, Kai. Tere, väga meeldiv on siin olla. Väga tore, et sa leidsid aega meiega liituda. Lõhnade jaoks, et nendest rääkida, mul on alati selle jaoks aega. Väga õige, enda kirja jaoks peabki aega leidma, eks ole? Absoluutselt. Aga teeme niimoodi, et räägi, kuidas oli sinu teekond siis parfüümide ja lõhnade maailma? Selles mõttes see algus saab ikkagi sellest, et sulle peavad lõhnad meeldima ka. Ja niimoodi inimesed ikka sellesse valdkonda jõuavad ka. Et kindlasti selles valdkonnas ei tööta inimesi, ma mõtlen just selles plaanis, et inimesed, kellel puudub haistmismeel, sest maailmas tegelikult 0,5% inimestest sünnib üldse ilma haistmismeeleta, ehk siis nad ei tunnegi kunagi lõhnu. See ei ole ühest küljest üldse suur protsent, aga samas on see siiski märkimisväärne. Nendele inimestel on lihtsalt teised erinevad anded antud ja naudivad teistsuguseid asju siin elus. Aga sündisin järelikult veidi tundlikuma haistmismeelega ka, sest lõhnad on mulle alati väga palju lapsepõlvest peale huvi pakkunud, on mulle alati väga meeldinud. Ma ei arvanud, et mul oleks Eestis võimalik selles valdkonnas töötada sellisel viisil, et see mulle naudingut pakuks. Ja sellepärast ma ei mõelnud üldse selle peale, et üldse seda valdkonda kuidagi niimoodi nagu üldse minna õppima ja tavalisest Eesti selles mõttes perekonnast olen ka pärit, et ma teadsin väga hästi ka seda, et selleks, et Prantsusmaale seda õppima minna, siis see ei ole vanematele rahakott ei võimalda seda. Aga läksin õppima ülikooli filosoofiat ja nii üllatav, kui see ka ei ole, siis tegelikult filosoofia ja parfümeeria omavahel on seotud. Parfümeeria ja lõhnamaailm on üldse tegelikult nii paljude erinevate valdkondadega seotud. Aga hiljem, kui ma nüüd juba selles valdkonnas töötan, siis ma tean, et väga paljude maailma tipptasemel parfümeeridel on ka lisaks haridus filosoofias. Nii et iseenesest elu iseenesest ikkagi viis õigeid teid pidi. Ja selles valdkonnas töötan ma ligikaudu 15 aastat, muidugi selles mõttes kosmeetika valdkonnas on mul ka kogemus. Ja eks see nii kipubki olema, et kuidagi satud kosmeetika valdkonda, sealt edasi, kui lõhnade suhtes on see kirg, siis lähed järjest rohkem süvitsi lõhna valdkonda, Eestis vähemalt nii. Aga kui me räägime sellest, et kuidas üldse selles valdkonnas tänasel päeval, ütleme, kui keegi meid siin kuulab ka, et kuidas selles valdkonnas töötada, siis üks parimaid viise on tegelikult minna ja õppida toiduainete tehnoloogiat. Ja toiduainete tehnoloogiast edasi siis juba on palju lihtsam Versailles parfümeeria koolis teha sisseastamiskatsed ja saada siis parfümeeriks minna õppima. Palun, Kai, seleta. Toidutehnoloogia, parfüümid, kuidas need kaks nüüd omavahel tegelikult on need väga palju omavahel seotud sellepärast, et meie maitsemeel on nii tugevalt seotud meie haistmismeelega ja muide me ei ole mitte ühtegi parfümeeri kohanud, kes ei oleks ka väga suur toidunautija ja toidufanaatik. Mulle toit väga meeldib. Kas see tähendab, mul on võimalus? Sul võib võimalus olla. Aga siis sa pead nautima selles mõttes tõeliselt maitseid ja sind peavad huvitava maitsed ka. Aga kui ma tulen korraks selle esialgse küsimuse juurde tagasi, et kuidas mul see kirg sündis, siis mu perekonnas on alati läbi aegade kasutatud parfüümega. On headest parfüümidest lugu peetud. Hakkasin ise väga varakult juba parfüüme kasutama. Ja tegelikult see keskkond, milles ma selles mõttes üles kasvasin, et arvestades seda, et toidule pöörati väga palju rõhku. Kodus oldi alati valmis katsetama uusi retsepte, uusi maitseid ja see lõhnade huvi ka, mis selles mõttes, mida perekond siis selles mõttes toetas, siis tahes tahtmata läbi selle ma ikkagi treenisin oma haistmismeelt ka. Kuidas sa seda tegid? Ja mul on tegelikult ennem, kui sa selle küsimuse vastab, mul on üks küsimus veel. Sa ennem mainisid, et tundlikum haistmine. Kuidas saab inimene aru, et temal on just tundlikum haistmine või tal on näiteks kuidagi loomulik siukene oskus kohe võib olla selles valdkonnas? Võib-olla esialgu sellest on keeruline inimesel aru saada sellest, et kas tal on see loomulik oskus, sellepärast, et meil Eestis ei ole päris selline
kultuuriruum, mis võib-olla toetaks kõike seda, mis on nii-öelda lõhnad kunstiga seotud. Väga palju puutun ma igapäevaelus sellega kokku, et iga teine, kolmas klient ütleb, et mul on väga tundlik haistmismeel ja siis ma vahel naljatades ütlen, et kohe vaatame, kas on tundlik haistmismeel või on lihtsalt kapriisne iseloom. Et meie kultuuriruumis on nii, et inimesed tihti arvavad, et neil on tundlik haistmine, aga tegelikult on see, et kuna meie looduse lõhnad on ka natuke võib-olla sellised pastelsemad kui troopilisemates piirkondades. Ja kuna meie inimesed on lõhnade tarbimisel, kasutamisel olnud ka väga tagasihoidlikud, eks sellel on oma selles mõttes selline ajalooline taust ka, et inimesed ei ole saanud endale võimaldada seda, meil ei ole see lõhnakultuur saanud nii palju edasi areneda ka sellepärast, et me olime pikalt põhimõtteliselt ju sanktsioneeritud piirkond, kui me olime Nõukogude Liidu okupatsiooni vangistuses ka. Ja enne seda kõik muud ajaloolised taustalood, et tihti mulle tundub, et asi on rohkem selles, kui eestlane ütleb, et tal on tundlik haistmismeel, siis on asi hoopis tihti selles, et lõhnad on võõrad. Ja meie haistmismeel on väga tugevalt seotud meie ajutegevusega. Ja me kohe reageerime sellele, mis on võõras ja üldjuhul siis eestlane võõrale ja uuele reageerib pigem negatiivselt. Just. Aga kuidas sellest võib-olla aru saada, et äkki on teatavad sellised eeldused on ikkagi läbi selle, et esiteks lõhnad meeldivad, lõhnad pakuvad huvi, läbi lõhnade tekib igasuguseid põnevaid assotsiatsioone, kindlasti inimesel peab olema elav kujutlusvõime ka. Ja uudishimu lõhnade vastu. Selles suhtes, et kui sa lõhnu ei tunne, siis ei saa sul ju seda uudishimu olla ka ja kui sulle lõhnad meeldivad, siis sul ongi see uudishimu. Väga huvitav. Ja kui sa seda kõike nii ilusti seletad, siis sa mõtled, jube loogiline tegelikult, eks ole. Väga huvitav. Aga kui me räägime natukene ajaloost, mida sa puudutasid, siis kus kohas siis see parfüümi nii-öelda juured pärit on? No parfüümi juured pärinevad ikkagi sinna, kust meil tuleb tsivilisatsiooni häll. Et ikka sealt saab alguse. Aga kui me räägime parfümeeria kunstist ka, siis esimesed parfümeerid, eks nad sealt Pärsia aladelt ka pärinesid. Teadaolevalt kõige esimene parfümeer oli naisterahvas ja nüüd me tuleme jälle selle toiduainete tehnoloogia juurde. Tema nimi oli Taputi ja ta oli üksiti aristokraatliku kuningliku perekonna kokka. Ja vanasti needsamad, see millega siis toitu valmistati, millega erinevaid igasuguseid ekstraktega toitude jaoks saati, seda siis kasutati parfümeerias ka. Nii et see köök ja lõhnade valmistamine, need on justkui omavahel ikkagi läbi aegade olnud segatud ja seotud. Kas võtame nüüd siis kaugest ajast tagasi, kas siiani kasutatakse ka nagu selliseid koostisosasid tänapäeval? Mida kasutati tuhandeid aastaid tagasi? Absoluutselt kasutatakse tänapäeval ka. Muidugi me ei saa olla 100% kindlad, et meie tänapäeva looduses need asjad lõhnavad täpselt samamoodi nagu siis, sellepärast, et see, kuidas lõhnad avanevad, kuidas erinevad aroomimolekulid avanevad, eks seda mõjutab lõhnakeskkond ka. See on see sama põhjus, miks osadel inimestel tekibki see tunne, et nüüd meil on selline ülemineku aastaaeg ka, kohe on varsti talv käes ja need lõhnad, mis suvel veel näiteks augustikuus meeldisid ja sobisid, siis kuidagi ei ole enam nende lõhnade tuju või pole enam päris see. Väga paljud asjad mõjutavad seda, aga üks osa sellest ongi see, et erinevas lõhnakeskkonnas erinevad lõhnad avanevad teistmoodi ka. Ja kindlasti on seal ka see vahe näiteks, et Tallinn ei ole nii saastatud õhuga linn, kui on Pariis ja inimene, kes on lõhnade suhtes natukene tundlikum, kindlasti tajub seda ka, et kui ta läheb Pariisi romantilisele reisile, soetab sealt endale mälestuseks parfüümi, sellepärast, et parfüümi soetamine on üks lihtsamaid viise mälestusi ja kogemusi endaga pikemaks ajaks kaasa võtta, sellepärast, et lõhnamälu on üldse kõige tugevam mälu. Ja siis ta tuleb selle Pariisiga Tallinnasse, siis Tallinnas võib see parfüüm ja sellega peab arvestama, et võib see parfüüm teistmoodi mängida. Ehk siis mitte ainult see, et
tal oli nii-öelda see hoopis see teine, selles mõttes nagu visuaalselt teine keskkond, sest see kindlasti mõjutab ju ka, eks. No see on sama asi, et kui me lähme teatrisse, siis on meil mingisugune parfüüm, mis sinna sobib nii hästi, aga me ei tahaks oma väikese lapsega kodus koos seda teatrisse või väljamineku parfüümi kasutada, sest see tundub kuidagi, et see ei sobi sellesse keskkonda, see ei toimi selles situatsioonis, eks. Aga siis antud juhul tuleb arvesse võtta ka seda, et õhusaastatus, õhuniiskus, temperatuur ja kõik see, mis seal keskkonnas toimub, ja Pariis on jõelinn ja Tallinn on meil merelinn, on ju, et see tähendab juba seda, et meil on erinevad teised igasugused lõhnad õhus, et linnad lõhnavad ju erinevalt ka. Täiesti fenomenaalne, et tegelikult mina olen kuulnud küll seda, on ju, et parfüüm lõhnab inimeste peale erinevalt. Ma olen seda ka ise tundnud, mõnda lõhna nii fännad, ütled, mida sa kasutad, lähed ise proovid poes näiteks ja sa nuusutad seda ja mõtled, no see ei sarnane absoluutselt sellega, mida sa selle teise inimese pealt, eks ole, tundsid, aga mängib reaalselt rolli ka õhusaastatus. Absoluutselt ja näiteks see ka, et ka see lõhn, mis ütleme sulle muidu väga meeldib. Meil on kõigil tihti mingisugune parfüüm, mis tekitab meis sellist, osadel sõltub inimese enda nagu loomusest, tundlikkusest, osadel võivad tõesti parfüümis liblikad kõhtu tekkida, ehk siis võib sama tunne tekkida, mis armumisel, sest lõhnad mõjutavad meie hormonaalset tasakaalu ka ja armastus, armumine on hormoonid põhimõtteliselt, hästi lihtsustatult öeldes. Asi on selles, et see osa ajust, mis tegeleb lõhnade sellise nagu informatsiooni vastuvõtmisega ja selle lõhnamäluga on üldse vastutav meie mälu ja emotsioonide eest. Ja see on see osa, mis meie hormonaalset tasakaalu ka reguleerib. Nii et lõhnad kindlasti mõjutavad meie hormonaalset tasakaalu. Miks ma sellest räägin, on sellepärast, et näiteks kipubki olema, et igal ühel on mingisugune selline hästi nagu lemmiklõhn, mis tekitab temas erilised assotsiatsioonid ja millega ta tunneb ennast kohe hästi-hästi super eriliselt. Aga see eriline tunne ei teki seda lõhna, kui me kanname seda lõhna iga päev, siis lõpuks seda erilist tunnet enam ei ole. Mõne lõhnaga ongi selline lugu, et see eriline tunne tekib ainult teatud perioodil. Kui me oleme teatud toitu tarbinud, sellepärast, et see, mida me suust endale sisse paneme, mõjutab ju seda ka, kuidas meie keha lõhnab. Stressilevel, kõik sellised asjad ka, kui välja puhanud me oleme, naiste puhul me peame arvestama kuutsüklit ka kindlasti. See on täielik teadus, et mina arvasime, täna tuleme, räägime natukene koostisosades, aga see on tõesti, sellega võib ikka väga süvitsi. Sellega võib väga süvitsi minna ja parfümeeria on valdkond, kus ka kindlasti inimestele, kes on numbriinimesed, on väga palju huvitavat avastada. Me võime rääkida finantsinimestele sellest, kuidas koroona ajal, kui me pidime kandma maske ja näiteks Koreas, mis on selles mõttes tuntud väga oma dekoratiivkosmeetika, viimastel aastatel dekoratiivkosmeetika ja nahahoolduse poolest isegi rohkem. Aga dekoratiivkosmeetika müügid ja turg selles mõttes oli languses, aga parfümeeria oli kasvus ja koroona ajal tegi Korea tegelikult 63% parfüümituru selles mõttes kasvu. Nii et see valdkond on ükskõik kellega, mis teemal selles mõttes rääkida, me saame, iga ühe jaoks on selles valdkonnas midagi. Teadlaste jaoks on midagi, neuroteadlaste jaoks on kindlasti midagi, sellepärast et lõhnad on seotud ajutegevusega. Lõhnad on seotud vaimse tervisega kindlasti, mida ma ise väga loodan ja mille suunas ma üritan oma Ambra projektiga liikuda ka, on see, et eestlased ei kardaks nii palju parfüüme, aga seal on väga suur vahe muidugi, millist parfüümi sa kasutad. Meie jaoks on tuttavad hästi masstoodangu parfüümid ja see kindlasti praegu kõlab nagu mingisuguse sellise antireklaamina masstoodangu suhtes ja tegelikult eks ma täiesti tunnistan, ma otseselt olengi masstoodangu parfüümide vastu, sellepärast et väga paljud legendaarsed klassikud ei sisalda enam neid komponente, mis nad vanasti sisaldasid. Ja see on ka põhjus, miks osad inimesed ei mõista nende legendaarsete klassikute nagu seda fenomeni. Ma üks päev just sõitsin taksos ja mul oli kusjuures see sama parfüüm kaasas kotis ja endale ka peale piserdatud, mul on see praegu siin. Ja kandsin seda, ma piserdaksin sulle seda käe peale, siis sa saad tunnetada. Ja mis ma piserdan seda enda käe peale, siis me saame pärast võrrelda, kuidas sama lõhn on erinev, eks. Ja mul oli see lõhn peal ja sattus selline tore taksojuht, kes tegi lõhna kohta komplimendi ja uuris, mis parfüümiga on tegemist ka.
siin lõhnas meil on siis natukene patšulit. Patšuli on väga hea selline looduslik fiksatiiv parfüümides. Üksiti Indias usutakse, et patšuli meelitab ligi raha ja võimu ja et pidavad väga hästi seksuaalelule ka mõjuma. Aga noh, teda peetaksegi afrodisiaakumiks ka. Afrodisiaakum muidugi selline väga subjektiivne teema, et mis ühes kultuuriruumis on afrodisiaakum ja teises kultuuriruumas on see võõras, siis noh, kui sa ei tunne seda komponenti, sa ei ole varem seda kogenud, siis ta võib-olla ei mõju sulle, eks afrodisiaakumina. Aga sõitsin siis taksosse ja sain komplimendi ja taksojuht uuris parfüümi kohta ka, et mis parfüümiga on tegemist ja siis läks meil jutt Chanel nr 5 peale, sest taksojuht sai aru, et ma selle valdkonnaga tegelen või et olen rohkem huvitatud sellest ka. Ja siis ta küsiski, ütleski, et ta ei mõista Chanel nr 5 seda fenomeni, et miks see nii kuulus lõhn on. Ja see ongi selles, et tänasel päeval Chanel nr 5 ei lõhna nii, nagu ta lõhnas aastal 1921, kui see lansseeriti. Seda parfüümi on põhimõtteliselt 100 kordi reformuleeritud, koostist on muudetud. Aga miks seda tehakse? Seda tehakse sellepärast, et on erinevad regulatsioonid, on erinevad õiguslikud, tervishoiuga seotud regulatsioonid, ehk siis, et mõned naturaalsed õlid lihtsalt on allergeenid ja see on natuke bürokraatiaga seotud ka ja kuna osad naturaalõlid on allergeenid, siis nende kasutust nii-öelda piiratakse. Ja siis on muidugi, kui väga aus olla, siis on erinevad poliitilis-majanduslikud selles mõttes kokkulepped ka, tegemist on suurkorporatsioonidega ka ja siis me tuleme muidugi numbrite juurde ka, et teatud sünteetikat on lihtsalt soodsam kasutada. Ja kui brändi nimi on ennast juba väga nagu kõrgele töötanud, siis inimestel tahes-tahtmata juba iseenesest tekib brändi suhtes on usaldus ja kahjuks ei ole Chanel nr 5 ei ole enam see, mis ta kunagi oli. Okay. Ei sisalda enam sellises koguses naturaalseid komponente ja eks need sünteetilised komponendid, mis on seal parfüümis ka sees, ka neid on aegade jooksul muudetud ja parfüümid on kindlasti muutunud ka lahjemaks. Vanasti olid maistoodangu parfüümid rohkem kontsentreeritumad ka. Aga kui me võtame nüüd vaataja ja tema nüüd kuulab ja mõtleb, et vau, no mina tahaks ka endale mingit parfüümi, siis kuidas inimene peaks seda endale valima? Kas sul on mingeid soovitusi, mingeid nippe? Noh, eelkõige mu soovitus oleks see, et inimene tuleks minu juurde. See oleks selles mõttes esmane soovitus, et kui inimene tahab endale erilist, unikaalset lõhna ja kui ta tahab, et talle seda maailma tutvustataks ka ja tehtaks seda võimalikult ausalt või läbipaistvalt, eks. Sest ma kindlasti ei toeta neid igasuguseid müüte ja valeinformatsiooni levitamist alla, millega hästi paljud kindlasti on kokku puutunud, et on feromonidega parfüümid. No, feromone ei ole võimalik parfüümides tänasel päeval kasutada. Ja siit me tuleme selle juurde ka, et kuidas me siis need feromonid sinna saame ja kuidas siis, et kui need feromonid toimiksid, siis me elaksime ju tegelikult anarhias. Kui tõesti oleks nii, et sa piserdad seda feromonidega parfüümi ja see muudab sind hästi ligitõmbavaks. Ja lähed muudki ainult eks ole. Ja, siis noh, me elaksime täiesti teistsuguses maailmas. Aga me saame rääkida afrodisiaakumitest, aga nagu ma enne siin ütlesin ka, et afrodisiaakumid on hästi subjektiivne teema, et noh, näiteks arablaste jaoks on roos afrodisiaakum, eestlased on roosi suhtes natukene skeptilised. Aga üks enam levinud afrodisiaakum on siis naturaalne vanilja. Vanilja lihtsalt väga paljude inimeste jaoks mõjub meeldivalt. Enamike inimeste jaoks, ja me räägime naturaalsest vaniljast, enamike inimeste jaoks, kui parfüümis või õhus levib naturaalselt vanilja aroomi, siis see on nende jaoks meeldiv. Ma olen täiesti kindel, et nüüd mõni, kes neid vaatab ja kuulab, et mõtleb, et oi, mulle need vaniljalõhnalised lõhnaküünlad ja see miski ei meeldi. Nendes ei ole sees vanilje, seal on vanilliin, et seal on väga suur vahe. Need on kaks erinevat asja. Vahel on asja peal on kirjas, et see on vanilje, aga seal on vanilje temaatika, mitte ei ole seal sees seda naturaalset vaniljet. Naturaalne vanilje on üks kallimaid vürtse üldse, see on päris kallis komponent nii toidu tegemisel kui parfüümi maailmas. Aga kui keegi näiteks
tahab ennast enesekindlalt tunda, mis võiks olla selline koostisosa? No see lõhn, mis me peale piserdasime, lõhn, kus meil on patšulid sees. Tead, ta on natuke võimukas. Ja see on kindlasti võimukas. Patšuli on selline võimukas komponent. Aga mida tuleks ikkagi selles mõttes arvestada, et kui inimene on lõhnadest huvitatud või ta alles nagu alustab seda lõhnade teekonda, peab alati arvestama seda, et meie peal lõhnad avanevad erinevalt, kuigi me saame inimesi natukene gruppidesse jagada ka, et tuleb arvestada, vaadata seda, milline on inimese kehaehitus, milline on nahatoon, milline on nahatekstuur. Ja üks viis, kuidas parfüümid ilusamini ja meeldivamalt inimese peale avanevad, on see, et oma naha eest hoolt kanda. Korralikult juua vett, tarbida korralikult puhast joogivett ja teine asi, regulaarselt, eriti meie kliimas, korralikult oma nahka niisutada. Naha niisutamise pluss on juba see, kui me kreemitame ennast, siis me tahes-tahtmata masseerime ka oma keha ja vereringe on siis parem. Ja sellise naha peal parfüümid avanevad ka paremini. Kehakreemidest üldiselt ma soovitaksin selliseid kehakreeme, kus ei ole väga tugevaid lõhnaineid sees, et see ei hakkaks parfüümi segama. Muidugi need, kes on juba omaette selles mõttes spetsid, et vahel saab muidugi mängida nii ka, et sul on näiteks intensiivsema lõhnaga kehakreem, siis sul on parfüüm ja vahel need asjad sobivad omavahel niimoodi kokku, et kehakreem ja parfüüm nii-öelda loovad veel täiesti kolmanda omaette lõhnaga. Seda nimetatakse siis layeringiks, ehk siis selline kihiti lõhnade kasutamine. Et parfüümides võib täpselt samamoodi parfüümidega mängida, et sul on näiteks 2 erinevat parfüümi. Üks on natukene kergem, värskem, aga seal peavad kindlasti teatavad aroomimolekulid ka sees olema, et need toimiksid. Ja teine on näiteks veidi orientaalsem ja siis mängida nendega omavahel niimoodi, et piserdad ühte ja sinna peale teist ja siis tekib nagu 3. lõhn. Kuigi sul tegelikult on 2 parfüümi, aga kuna sa oskad nendega mängida, siis on sul 3. Aga see on selline testimise küsimus ka. Mitte kõikide parfüümidega. Seal ei ole sellist nagu 100% kindlat reeglit, et nii, nüüd sul on tsitruseline parfüüm ja nüüd sul on orientaalne ja nüüd neid piserdad kihiti ja siis nad kindlasti sobivad. Seda peab natukene ikkagi tunnetama ka. Küll aga praegusel hetkel on hästi viimased ütleksin 10 aastat on tohutus kasvus olnud sellise aroomimolekuli kasutamine nagu Ambroxan. Ambroxan, Ambrofix ja nii edasi, need on kõik selles mõttes sarnase lõhnaga sellised aroomikemikaalid, mis lõhnavad veidi kergelt, puudriselt, puiduselt, soojalt, selline natuke nagu orientaalne, puidune, magus, puudrine alatoon on sellel lõhnal ja ma ütlen päris otsekoheselt, et pool Tallinnat lõhnab selle aroomimolekuli järele, sellepärast, et nii palju on hakatud parfüümides seda kasutama. Ja parfüümid, kus see komponent on ülekaalus või parfüümi nii-öelda südamikus, lõhna keskmes, siis neid parfüüme saab päris paljude teiste parfüümidega segada küll. Lihtsalt sellist parfüümi, kus on sellised tugevad sünteetilised noodid, seda peab piserdama natukene vähem, kui meil näiteks vastukaaluks siis teises parfüümis on need naturaalsed komponendid, sest sünteetika üldjuhul kipub, mitte alati, aga üldjuhul ta kipub naturaalsetest komponentidest üle sõitma. Ahaa. Aga kui ennem sa mainisid, et inimesed saab ära jaotada, kuidas see jaotus käib, kuidas see neid see tuleb nüüd muidugi minu kui lõhnaeksperdi puhul tuleb see ikkagi läbi kogemuse ka, aga võib-olla üks selline moment, mis meil eestlaste puhul päris tihti on levinud. Et kuna meie inimestel on hele nahk ja meie inimeste hulgas esineb päris palju D-vitamiini ja ka rauapuudust, siis sellise naha peal ja tihti seda sorti nahka on võib-olla ka sellise, see on juba siis muidugi, kui inimesel on natukene suurem rauapuuduse probleem, tihti sellisel nahal on võib-olla selline õrnalt kerge hallikas toon juures. Sellise nahaga avanevad väga ilusasti erinevad naturaalsed valgete lillede essentsid. Ehk siis naturaalsete lille essentsidega parfüümid mängivad väga ilusasti. Vahel on siis nii, et inimesed nuusutavad, tavaparfümeeriast ei leia neid parfüüme, kus neid naturaalseid lille essentse oleks sellises koostises, aga nišiparfümeerias me leiame seda. Vahel inimene nuusutab seda parfüümi, see on esialgu ta jaoks võõras ja ta ei kujuta ettegi, kui ilusaks see tegelikult ta naha peal võib minna. Alati soovitan proovida lõhnu
mis teile tunduvad võõrad omaenda naha peale ka. Te niimoodi treenitegi ja harite omaenda haistmismeelt ja lõhnade tunnetust, kui te testite asju. Ega seda haistmismeelt teistmoodi ei treeni kui läbi katsetamise. Nagu mitte keegi ei ole sündinud sommelieeks või sommelieena. Samamoodi on lõhnadega, et selleks, et lõhnadest paremini aru saada, neid peab keskendunult proovima ja nädala jooksul peab kindlasti parfüüme vahetama ka. Aga selline jaotus, mis on nagu selline klassikaline ja vanadest aegadest, et need on blondiinide lõhnad ja need on brünettide lõhnad, sellisesse jaotusesse ma eriti ei usu, sest me peame arvestama inimese psühhotüüpiga, see on ka väga oluline moment. Mõni väga malbe olekuga, blonde, malbete ümarate näojoontega tüpaaž võib tegelikult vägagi jõulise karakteriga olla. Ja seetõttu ta võib-olla eelistakski pigem rohkem jõuliseid parfüüme. Nii et arvesse tuleb alati võtta ikkagi inimese silmavaadet ka. Kehakuju põhjal tuleb arvesse võtta seda, et kui inimesed on väga-väga saledad, siis see üldiselt väga saledate inimeste peal lõhnad ei püsi väga hästi. Aga miks see nii on? No vaat natukene on ikka seda rasva siia naha alla vaja, selleks, et lõhn panemini püsiks. Et siis sellistel inimestel tasuks võib-olla ka natukene kontsentreeritumaid parfüüme vaadata. See ei tähenda seda, et kohe peab olema jõuline parfüüm, lihtsalt, et lõhna kontsentratsioon oleks kõrgem. Aga see on jällegi selles mõttes individuaalne. Mina vaatan inimesele peale, ma enam-vähem juba saan aru, millised lõhnakomponendid avanevad hästi ja mis lõhnad üldse ilusasti inimese naha peale avaneks. Ja muidugi on päris palju ka selliseid lõhnu, mis väga paljudele inimestele sobivad ka. Et mõned lõhnad on sellised, mis on üprispetsiifilised ja mõned lõhnad on sellised, mis on natuke võib-olla siis nagu rohkematele, sõltuvalt kliimast. Mis on olnud võib-olla kõige sellisem eksootilisem või siis ütleme natukene isegi hullumeelne koostisosa, mida parfüümides kasutatakse? On olnud mõni, mis on isegi sina mõelda oot. Minul endal ei ole, kuna ma olen niivõrd pikalt selles valdkonnas töötanud, siis ei ole minu enda isiklikult jaoks mitte midagi sellist isiklikult šokeerivat olnud, aga ma arvan, asi ongi selles, et kuna ma olen tõesti nii pikalt selles valdkonnas sees olnud, siis mitte miski ei olegi, ja mind on alati ka parfümeeria ajalugu huvitanud ja nii edasi, siis ei olegi miski mulle nii ekstravagantne tundunud, aga paljud ei tea seda, et on näiteks üks väga eriline komponent ja väga paljudele põhjamaalastele tegelikult meeldib see. Mul on valikus üks selline parfüüm, kus on sees Aafrikas elava imetaja tamaandlase väljaheide. Ahaa, vaata seda ma tõesti... Ja see on fossiliseerunud fekaal põhimõtteliselt. Seda nimetatakse, seda komponenti nimetatakse Aafrika kiviks. Ja selle jaoks on selline loomne komponent, mille jaoks looma absoluutselt ei ekspluateerita. Loomasid ei hoita farmis ega midagi. Et võib-olla osad kohvigurmaanid teavad, et on näiteks need siibetkassid, kellele söödetakse kohviubja sisse, siis nad ka väljutavad neid. Et neid kahjuks Aafrikas on neid farme ja loomi ikkagi nagu piinatakse, ekspluateeritakse. Aga tamaanlastega on nii, et tamaanlane saab elada oma elu. Ta lihtsalt peabki oma elu elama selleks, et ta saaks number 2 teha. Ja siis number 2 looduses fossiliseerub seal Aafrika keskkonnas. Ja hea lõhna järgi leitakse üles. Ja siis on sellised nagu pruunid kivitükid ja siis neid riivitakse piiritused sisse, lihtsustatult öeldes tehakse tinktuur ja saab parfümeerias kasutada ja see lõhnab väga eriliselt. Sellel on selline animaalne nagu musku, selline nahkne, väga selline sügav aroom ja väga-väga eriline lõhn ja kusjuures väga meeldiv lõhn. Ja enne kui ma väga paljudele klientidele ma olen seda parfüümi, kus mul siis seda komponenti on kõrges kontsentratsiooniis sees, olen soovitanud, neile meeldib see ja ma annan neile naha peale proovida ja ma tihti enne ei ütle, et seal põhimõtteliselt väljaheide sees on, sest lõhnataju on tegelikult väga tugevalt mõjutatav sellest, mis me ütleme ka.
et see on väga vastuvõtlik meel, et me saame väga palju inimest selles mõttes läbi oma jutu ikkagi suunata. Kui ma ütlen, et seal on väljaheide sees, siis inimese jaoks, kes sellest valdkonnast ei tea nii palju, siis see mõjub lihtsalt võib-olla liiga üleliia ekstravagantselt ja mõte sellest, ma ei taha ju väljaheidete järele lõhnata. Võibki siis ka nii olla, et inimene on mõjutatud, sest informatsioonist ta nuusutab ja ta lausa tunnebki, et on jah tõesti nagu väljaheite moodi. Jah, et me saame selles mõttes suunata inimest selles suunas küll, mõjutada selles suunas. Muidugi seal peab olema midagi sellist nagu olemas ka, aga no näiteks Irvine'i ülikoolis, Californias on üks selline ülikool, Irvine'i ülikool, mis päris palju tegeleb haistmismeele uurimisega ka. Ja seal on tehtud selliseid testgruppe astmaatikute hulgas, et on astmaatikud jagatud 2 gruppi ja siis mõlemale grupile on antud sama lõhnainet nuusutada, aga sellise erisusega, et ühele grupile on öeldud, et see on teraapiline, väga kasulik, väga hea komponent. Teisele grupile on öeldud, et see on kahjulik komponent, see on mürgine, see on toksiline. Ja kellel siis tervis on halvemaks läinud, on sellel grupil, kes on ennast halvasti peale selle lõhna nuusutamist tundnud, on see grupp olnud, kellel on öeldud, et see on toksiline. Ma ei taha seda öelda, et lõhnad kuidagi ainult jutu põhjal astmaatikuid mõjutavad, absoluutselt mitte seda, aga see on hea näide sellest, kuidas tegelikult on võimalik teatud tervisehädasid ka tõenäoliselt võimalik lõhnadega leevendada. Et tõenäoliselt on võimalik teatud lõhnu, teatud astmaatikute puhul siiski kasutada, et need võivad neile hoopis hästi mõjuda. Et see valdkond kindlasti nõuab rohkem uurimist ja tänu koroonale on hakatud rohkem pühendama tähelepanu haistmismeelele, sest väga pikka aega oli see meel kuidagi selline, et mõisteti, et see on selline ürgne, oluline meel, aga samas ta oli hästi nagu tagaplaanil. Inimesed ei mõelnud oma igapäevaelus sellele, kui palju see mõjutab nende emotsioone. Ja tänasel päeval väga paljud neuroteadlased uurivad vaimse tervise ja haistmismeele seotust, et sellised haigused nagu Parkinson ja Alzheimer, dementsus, et need annavad endast ka aimu läbi muutunud haistmismeele. Samamoodi väga tugevad hormonaalsed muudatused. Naised, kes on lapsi kandnud, teavad seda, kuidas väga paljudel on olnud raseduse ajal või imetamise perioodil lõhnade suhtes ülitundlikkust näiteks. Aga jah, sest et võtame kas või loomad on ju, et nad suudavad tuvastada läbi haistmismeele ainuüksi erinevaid haigusi, nii et väga põnevaid uuringuid. Tegelikult inimesed suudavad ka ja näiteks stressist rääkides, me lihtsalt ei teadvusta seda endale. Aga me nagu püüame me saame sellest, meie aju saab signaalid, selles mõttes saab ikkagi kätte ja kui te viibite koos inimesega lähestikku ja igapäevaselt, kes on kogu aeg super stressis, kes on väga toksilistes suhetes, siis see jääb natukene teile endale ka külge. Ja juba see, et meie sinuga siin koos istume, minu lõhnaväli mõjutab sind ja sinu lõhnaväli mõjutab mind ka. Osa minust jääb juba natukene sinu külge ja osa sinust jääb natukene minu külge ka. See on väga eriline moment. See on kindlasti eriline moment. Ja sellepärast peab olema ettevaatlik ka selles osas, keda endale väga lähedale lasta ka. Ma ei taha nüüd seda öelda, et hoidke kõik inimestest eemale. Ma arvan, et eestlaste probleem tihti ongi see, et ollakse liiga distantsil üksteisest, aga võib-olla teadlikumalt mõelda sellele. Väga põnev. Aga ma pöörduks nüüd selle küsimuse juurde, et mõnel on neid lõhnasid oi kui palju. Validki vastavalt tujule, vastavalt võib-olla kuhu ta läheb. Yeah. Mis on sinu arvamus, mis on selline optimaalne kogus parfüüme, mis võiks olla ühel naisterahval? Kas mingile sündmusele valida mingi erilisem lõhn või kuidas on sinu soovitused? Kui me räägime naisterahvast, kes elab Eestis, siis Eesti puhul me peame arvestama sellega, et meil on päris muutlik ilm ja enamiku ajast me elame sellises justkui nagu vahepealses ilmas või ülemineku sellises perioodis justkui. Et seda üleminekuperioodi on meil nagu kõige rohkem ja üleminekuperioodiga kaasnabki siis see muutlikkus. Ja eestlased on kokkuhoidlikud, viisakalt öeldes, et mitte öelda koorid. Et tegelikult
just eestlastel, hoolimata sellest, et nii praktilised ja kokkuhoidlikud inimesed, tegelikult ühel eestlanal võiks olla vähemalt 12 parfüümi. Lihtsustatult 12, lihtsustatult öeldes iga kuu kohta üks parfüüm. Ja see ei tähenda seda, et ta peab iga aasta endale 12 uut parfüümi ostma, kui võiks. Aga see tähendab seda, et ta kannab parfüümi, siis ta paneb selle kõrvale, aasta pärast ta saab seda edasi kanda. Aga see on hästi lihtsustatult öeldes. Ma oma peas nüüd käin, mõtles läbi jah, ehk siis minul on 8 parfüümi puudu. Aga kuidas on muidu selle peale kandmisega, sest et me oleme näinud videosid, et öeldakse, et piserdad seda õhku ja siis kõnnid läbi või siis paned strateegilite kohtade, kuhu võiks? See sõltub parfüümi kontsentratsioonist, et kui parfüüm on hästi kõrge kontsentratsiooniga, kui on näiteks parfüümi ekstrakt, siis ja sõltub ka, mis komponendid seal sees on. Ja mõne parfüümiga on tõesti nii, et näiteks meile endale isiklikult meeldib see parfüüm siis, kui seda parfüüm on, kui ta on nagu natukene rohkem lahustunud või teda on nagu õrnemalt või vähem tunda. Ja kui on hästi selline kontsentreeritud parfüüm, näiteks mul on endal üks selline parfüüm, et mulle meeldib see parfüüm enda peal, aga ainult siis, kui teda on hästi natuke ja samas, kui ta on hästi hajusalt mu peal, et ta ei ole mitte kindlates punktides, vaid hästi hajusalt. Selle lõhnaga, selle ekstraktiga ma teen tõesti seda, et ma piserdan seda niimoodi nagu kaugemalt enda ümber ja siis ma olen ikkagi ju see lõhn ju tasapisi langeb, siis ma olen selle lõhnapilve sees. Aga muidu ideaalis võiks ennast lõhnastada nii, et kui on tegemist oodetualeti või oodeparfami kontsentratsiooniga või on üldse kölnivesi, siis külluslikult keha peale igale poole piserdada. Ja kui lõhn väga meeldib ja te naudite seda ka ise, teile meeldib seda lõhna enda pealt tunda, et siis veel käte peale siia ka piserdada, sest siis kui me käsi liigutame, siis me mõnusasti tunneme seda ka. Või käte pealt, käe selja pealt lõhnad kaovad kiiremini ära. Kui te lähete poodi parfüümi proovima, siis need on ka, ja kui te proovite midagi, mis on teie jaoks just ekstravagantsem, siis need kohad, käeseljad on head selle jaoks, sest käsi me peseme nagu nii tihti. Ja teine asi, kuna need piirkonnad, kus nahk on selline õhukene, siis sealt lõhn kaob kiiremini ära. Ehk siis kui see on liiga ekstravagantne meie jaoks, siis ta tuleb kiiremini maha ka, et me peame muretsema, et me tunneme seda väga pikalt, sest üldjuhul kipub nii olema, et me tunneme neid lõhnu kauem ja intensiivsemalt, mis meile ei meeldi, mis näitab jälle seda, kui palju on lõhnad seotud ajutegevusega, kui palju see on seotud meie mõtlemisega ja siit me tuleme jälle selle juurde, et eestlaste see lõhnade kartlikkus ei ole seotud mitte nende lõhnade tundlikkusega, vaid vähese teadmisega lõhnamaailmast ja vähese kogemusega, sest meie looduse lõhnad on pasteilsed tagasihoidlikud. Okei. Kas on mingi müüt, mida sa tahaksid täna vaidlustada lõhnade ja parfüümi maailmas? Et õige lõhn on see, mida ise enda pealt ei tunne. Kui palju ma seda kuulnud ja sa ütleb, et see ei vasta tõele? No kuidas see saab õige lõhn olla, mida sa enda pealt ei tunne või et see on minu lõhn on see, mida ma enda pealt ei tunne. Esiteks on see, et tegelikult me tunneme nagu nii oma enda kehalõhna ka, me lihtsalt harjume sellega ära, aga meie aju võtab seda informatsiooni ikkagi vastu. Kui te ei tunne enda pealt lõhna, kelle jaoks te lõhna kannate, kas lõhna kandmise eesmärk on kogu aeg teistele muljet avaldada või võiks hoopis lõhna kandmise eesmärk olla see, et oma enda mina võimestada, iseennast tunda paremini, endale kas enesekindlust juurde anda või hoopis ennast maha rahustada või oma fookust parandada, sest erinevad lõhnakomponendid kõik võimaldavad seda ka. Mina usun sellesse, et parfüüm on rohkem kui lihtsalt ainult luksuskaup ja ainult selline nagu staatuse kaup, et lõhn ei ole ainult eputamise jaoks. Lõhn on ikkagi intellektuaalne kaup ja miks mitte kasutada midagi sellist, mis on selles mõttes selline nii-öelda nagu flirtimise kaup, aga miks mitte seda kasutada ka selle jaoks, et tegelikult ta päriselt mõjuks meie tervisele, nii vaimsele tervisele kui füüsilisele tervisele hästi. Ehk siis, kui meil on keeruline periood, kui meil on palju informatsiooni, mida on vaja läbi lugeda või läbi töötada, kui meil on oluline, et meil oleks hea keskendumisvõime, miks mitte kasutada sellel ajal parfüümi, mis tõesti seda parandab ja võimaldab ka. Selleks on erinevaid teaduslikke katseid tehtud ka ja uuritud seda ja erinevad ürdised komponendid, näiteks nagu
piparmünt, rosmariin, salvei, tüümian, need on komponendid, mis parandavad fookust. Samamoodi, miks eestlastele meeldib tsitrus, on see, et üldjuhul ilm on meil hall, et otsime seda, tahaks seda rõõmu ja head tuju. Ja tsitrused annavad energiat ja tõstavad tuju. Samas tsitrustega on tihti see jälle, et eestlase heleda naha peal see tsitrus nii ilusasti ei avane. Et sellepärast tahaks... Kreipi. Kui on kreip on sees... Kõik eestlased vist armastavad, ma ütlen Eestis enim müüdud nahahoolduse tooted ja parfüümid, kus on kreibi lõhnanood sees, need lähevad Eestis kõige paremini. Ma automaatselt, kui ma näen kuskil kreipis, ma tean, et see meeldib mulle. Ma ei oska seletada. Eestlaste maitsepalett on, kui ma olen teinud parfümeeritud kokteiliõhtuid ka, siis olen täheldanud seda, et eestlaste maitsepalett on rohkem hapukama ja mõrkjama poolele. Hapukas, kergem mõrkjas värske ja eelistavad selliseid kokteile rohkem. Ja slaavlased eelistavad rohkem soe ja magus sinnapoole nagu. Et jah. Ja lõhnadesse kindlasti kajastub ka, sellepärast, et suu ja nina on omavahel väga tugevas ühenduses. Aga ütleme niimoodi, et ma tahaks minna nüüd kuskile üritusele. Ma tunnen, et ma pean seal särama. Mis lõhnakomponente võiks see parfüüm näiteks sisaldada? Siin me peame arvesse võtma, milline isiksuse tüüp me oleme ka ja mis meie eesmärk on. Et kui me tahame seal üritusel särada, kui palju me tahame särada. Maksimum. Ja kas me sellega hakkama saame ka, eks? Lõhn aitab. Lõhn muidugi aitab, absoluutselt, aga kui enesekindlad me ise oleme ka, kui me läheme üritusele ja me tahame särada ja kui tegemist on üritusega, millel on, kus me tahame muljet avaldada või on selline pidulik üritus, siis kindlasti sellised lõhnad, kus on külluslikum komponentide bukett, mitte siis minimalistlikud lõhnad. Et tänapäeval on väga palju lõhnatööstus liikunud minimalistlike lõhnade suunas. Eestlased üldjuhul kipuvad kasutama natukene minimalistlikumaid lõhnu, aga need minimalistlikud lõhnad ongi sellist hästi nagu casual lõhnad, rohkem nagu selline kontoriparfüüm, mida ma ei näe millegina, mis niimoodi nagu muljet avaldaks või tekitaks seda pidulikku tunnet. Aga üks komponente, mis tõesti mõjub üli ilusasti ja pidulikult see on jasmiin ja naturaalne jasmiin, mitte bensüülatsetaat, mida me masstoodangust tohutus koguses kogeme, mitte petrokemikaalide abil loodud jasmiiniakord, vaid päris jasmiiniõli. Ja kui seal jasmiiniõli juures on ka natukene puidusust ja kerget vürtsi, siis see mõjub hästi pidulikult ja kui me räägime naisterahvast, ka siis jasmiin on väga-väga selline ka naiselik komponent. Ja üks minu klient valis kunagi mul parfüümi, taotas tütart oli lapseootel ja ta valis endale sünnituse jaoks parfüümi, kus oli siis naturaalselt jasmiini sees, kus oli apelsiniõit, kus olid mustsõstrapungad ja kus oli selline lill nagu tuberoos, mis on üks selline valge ja väga joovastav sensuaalne lill. Ja selles parfüümis need lilleessentsid kõik olid naturaalsel kujul ja kui ta ootas oma teist last, sellepärast ta juba oli natukene rohkem teadlikum ja ta juba nagu valmistus teistmoodi kogu sellesse protsessi, et ei olnud enam nii ärev ja tahtis rohkem keskenduda sellele nagu naudingulisele momendile. Ja kui tal see sünnitus selles mõttes pihta hakkas, ta lõhnastas ennast ja ta ütles, et ta tahab, et laps tunneks lõhnu, mis on, et need lõhnad, kui me piserdame endale neid peale, need võimendavad tegelikult meie enda lõhnaga. Et parfüümide kandmise eesmärk ei ole maskeerida oma keha lõhnu, vaid hoopis nagu, nad ju nagu nii reageerivad meie naha peal, et hoopis tuua välja seda, mis meie enda keha lõhnas on unikaalset ja meie enda isiksuses ka. Mis oleks võib-olla sinu soovitused nüüd Eesti naistele seoses selle lõhnade ja parfüümi maailma osas? Üks soovitus oleks see, et julgemalt katsetataks lõhnu kogu aeg, et ei mõeldaks selle peale, mis teised arvavad. Samas, et kindlasti arvestataks teistega ka, et ei lõhnastaks ennast ka sellisel viisil, et kiiruga kodust välja joostes 2 sutsakat kaela peale, et pigem lõhnastataks nii, et tuled pesust, lähed magamistuppa, viskad voodi peale riided valmis, mis sa paned selga,
oled alasti, siis üleni lõhnastad ennast ära, valid nii-öelda oma sealt lõhna garderoobist välja lõhna, mis siis sinu tänasesse päeva sobib ja sulle vajalik on. Lõhnastad ennast üleni selle parfüümiga ära, siis paned pesu selga, siis paned riided ja viimane asi on ehted, meik, ehted ja prillid, kellad. Ja selle aja peale, kui me sellisel viisil oleme ennast lõhnastanud ja kogu selle lõhnapilve sees olnud ja seda lõhna jääb mõnusasti riiete külgega niimoodi, et me ei riku riideid ära, eks. Et see riiete peale piserdamine ei ole kõige ideaalsem variant. Kui te tahate riiete peale piserdada, siis ikkagi sissepoole, mitte niimoodi nagu riiete peale, väga paljud materjalid ei armasta neid õlisid. Ja ühesõnaga, kui te sellisel viisil olete ennast lõhnastanud, siis see hetk, kui te kodust lähete välja ja näiteks lähete lifti, eks selline suletud väikene ruum, lähete taksosse või autosse ja olete seal nendes väikestes sellistes tingimustes kellegiga koos, siis isegi kui inimene ei armasta teie parfüümi või see ei ole ta lemmik, siis see parfüüm ei võta üleliia võimust. Inimene, teie kaaslane tunneb seda lõhna, aga ta saab selle lõhnaga rahulikult harjuda. Et mitte ei ole selline ebameeldiv. Et ei ole selline järsk. Vaid, et see ongi nagu, et ta niimoodi mõnusasti nagu keha pealt niimoodi tasapisi levib ja immitseb. Ja siis te ise ka naudite seda lõhna, et kui teil kehatemperatuur tõuseb ja siis te liigutate ennast, siis te tunnete lõhna natukene rohkem, siis kehatemperatuur langeb, siis te tunnete natukene vähem, et siis ka neurootilisema loomuga inimene naudib lõhnu rohkem. Ühesõnaga, lõhnade maailm, parfüümid, need on seotud meie meeleoluga, psühholoogiaga, meie keha vaimuga, ühesõnaga see on absoluutselt kõige. See on kõige ürgsem meel üldse, kui loode on kõhus 8 nädalat vana, ainult selline nagu krevetikene, siis tal hakkavad esimesed aistmisretseptorid välja kujunema. Meie kõigi esimesed lõhnakogemused saavad alguse, kui me oleme olnud oma enda ema kõhus. Maitsekogemused samamoodi, aga haistmismeel on kõige ürgsem meel üldse. Et sellele tasub rohkem tähelepanu pöörata ja tasub rohkem lõhnu nautida. See on üks lihtsamaid viise, kuidas oma igapäevaellu rohkem värve tuua. Ja parfüümi kinkimine on üks luksuslikumaid ja taskukohasemaid kingitusi. Ma just tahtsin küsida kinkimise kohta, et kas see on hea mõte, sest paljud ütlevad, mina ei julge kinkida, et ma ei tea tema maitset või ma ei tea, kas talle see meeldiks. Et kas on võib-olla mingi paar näpunäidet, kui inimene tahab tõesti kinkida, sest et minu arust, kui keegi on mulle parfüümi kinkinud enamjaolt, ma ütleks, et mul on alati see meeldinud, et mis oleks nüüd näpunäited? Eks väga palju, eks sõltub inimestest ka, kellele me kingime ja sõltub meie enda olemusest, loomusest ka. Mina olen ka väga suur ja läbi aegade olnud väga suur parfüümide kinkija. Aga kui me nüüd parfüümi kingime, siis on üks selline oluline moment, et me kingime parfüümiga emotsiooni ja tuleme selle momendi juurde tagasi, mis me alguses rääkisime, et see, mis me lõhnadest räägime, kui me neid selgitame, see mõjutab ka seda, kuidas inimene neid lõhnu tajub ja vastu võtab. Kui me parfüümi kingime, siis ma klientidele soovitan alati parfüümi kingitusega panna kaasa kaart ja kirjutada sinna välja, miks me selle parfüümi valisime. Ja kui me valime parfüümi, mõelda selle inimese isiksuse peale, nende omaduste peale, mis meile selles inimeses kõige rohkem meeldivad ja on sümpaatsed ja selle tunnetuse järgi minna ja mõelda selle rolli peale, mis situatsioonis inimene seda lõhna võiks kanda. Ja siis me kirjutame selle sinna kaarti välja, et ma valisin selle lõhna sulle, sellepärast, et sa oled minu jaoks selline ja selline inimene. Ma armastan sinus neid ja neid iseloomuomadusi. Sa oled selle ja selle pärast tubli, ma hindan seda ja seda. Ja siis on see moment, kui inimene, ta saab olla lõpuks selle kaardiga ka oma etteks, ta nõustab seda lõhna, tuleb seda kaarti ja siis see lõhn seostub talle nende ilusate sõnadega. Ja selle läbi te olete kinkinud palju rohkem kui ainult parfüümi, te olete kinkinud selle emotsiooni ja selle toetuse, mis selles mõttes jääb inimesele praktiliselt igavesti meelde, sest lõhnamälu on kõige tugevam mälu ja isegi kui ta ei hakka seda lõhna kogu aeg kandma. Iga kord, kui ta seda lõhna nuusutab, talle tuleb see meelde. Eestlane ongi vahepeal liiga praktiline. Ja osad inimesed kindlasti ongi praktilised ja neile võib-olla peabki seal saumikseri kinkima või mingi praktilised asjad, eks. Et eks see on ikka tunnetuse järgi, aga samas
kõik parfüümid, kõikide parfüümide eesmärk ei ole see, et me neid kogu aeg kanname. Mõne parfüümi mõte ongi see, et sa hoiad seda ja sa mäletad seda inimest. Ja kui mulle tuleb, mulle viimasel ajal on rohkem hakatud just, sest nüüd on rohkem nagu see levinud ka see arusaam ja selle peale on hakatud natukene rohkem mõtlema, et mul on väga palju just pruutidele kingitud personaalset konsultatsiooni. Just selle eesmärgiga ka, et pruut siis nii-öelda pulmapäevaks valib välja erilise lõhna, et ta pulmapäeval ei kasutaks oma seda Versace Bright Crystal'i, mis meil enamik on ju kasutab tegelikult. Et ta valiks erilise lõhna, sest see on nii eriline sündmus. Isegi kui see jää ainukeseks pulmaks, mis siis? Siis pruutidele, kui nad on lõhna välja valinud, siis ma ütlen, et nüüd selle lõhnaga võiks teha nii, et seda lõhna te kannate ainult siis, kui teil oma abikaasaga peale pulmi on see date night. Või aastapäev. Või aastapäev, täpselt. Aga siit me tuleme nüüd parfüümi säilivuse juurde ka, et keskmiselt on parfüümide säilivusaeg, Terviseameti järgi on 3 aastat, aga ma võin seda öelda, et see sõltub väga palju komponentidest ja sellest ka, kuidas me lõhnu hoiustame. Ja vannitoas parun ärge hoidke oma parfüüme. Te ei hoiaks vannitoas, mõelge parfüümist, kõige ideaalsem viis, kuidas parfüümist mõelda on nagu pudelist valgest veinist. Ta võiks olla pigem jahutatud kuskil hämaraseks. Kui teil on kodus veinikülmik, jooge kõik veinid ära ja parfüümipudelid. Parfüümid asemele. Et need parfüümid, mida me parasjagu ei kasuta, tegelikult te võite tavakülmikusse panna ka. Muidugi kas täitsa nagu külmkappi? Jaa, aga muidugi mitte sügavkülma, eks? Aga võib täitsa külmkappi, et ma võite täiesti sinna panna need parfüümid, mida parasjagu ei kasuta. No ongi see, et kui ma ütlesin, et 12 parfüümi ja osad parfüümid on sellist, et te tahategi neid ainult suvel kasutada, suvi saab läbi, panete külmkappi ja siis proovite aasta pärast uuesti. See aitab säilitada parfüüme. Teed külmkapi lahti, seal on nii piim, munad, parfüüm, eks ole. No parfüümid võiks all seal kastis niimoodi olla. Ja. Et hoidke sellisel viisil. Väga hea nipp jällegi, eks ole. Ja kindlasti mitte siis vannitoas, see ei ole hea koht parfüümi hoidmiseks. Riidekapis võib ka hoida, paljud tahavad parfüümi hoida ka niimoodi, et on mingisugune ilus selline nagu buduaari nurgake. See kõik on ilus ja suurepärane, aga buduaari nurgakesest tasub hoida parfüüme ainult kellelgi, kes on meeletu parfüümide kasutaja ka. Et kui sa tõesti kogu aeg kasutadki parfüüme ja oled täielik fanaatik nagu mina olen, et siis mul ei ole buduaari nurgakest, aga minul selles mõttes võiks ta olla, sest ma kasutan parfüümid nii kiiresti ära. Et minu jaoks 100 milliliitrit paari nädalaga ära kulutada ei ole mingisugune probleem. Ja. Huvitav, palju keskmiselt Eesti naine, ütleme siis, ära kasutab? Mitu milliliitrit nagu oled? Keskmiselt Eesti naine. No ütleme nii, et eestlased keskmiselt ostavad, kui me nüüd hästi keskmiselt võtame, siis tundub, et keskmine eestlane ostab aastas tõenäoliselt korra parfüümi. Ja kõige populaarsem aeg parfüümide ostmiseks on jõulud. Ja mulle tundub, et esiteks ülemaailmselt jõuluperioodil parfüüme ostetakse kingituseks kõige rohkem ja nii edasi. Ja siis on ka see periood, et kuna on selline aeg aastast, inimene lubab endale seda nagu luksuslikkust ka natuke rohkem, on neid pidulikke üritusi rohkem ja on vaja seda meeleolu nagu rohkem luua, et suvel ju, kui on ilusad ilmad, päike paistab, siis on tuju niigi hea, et instinktiivselt inimene ikkagi nagu sellel pimedal perioodil liigub selle lõhnade huvi suhtes tuleb nagu seda lõhnade huvi rohkem. Võib-olla inimene tahabki natukene siis mingid lisaemotsioone ka, eks ole, jõuluda. Aga ma ise leian, et tegelikult võiks ikkagi lõhnu tihedamini endale soetada, samas ma mõistan, et mitte kõikide jaoks ei ole see võib-olla materiaalselt, eks, prioriteet. Samas parfüüm ei ole kunagi tavainimese jaoks nii kättesaadav olnud kui tänasel päeval. 100 aastat tagasi eestlannad ei saanud endale nii tihti parfüümi lubada. Tänasel päeval on parfüümide ja ka kvaliteetsete parfüümide hinnad tegelikult sellised, et keskmise sissetulekuga inimene saab ikkagi iga aasta ja kohta endale ühe parfüümi lubada, kui tal ei ole mingisuguseid meeletuid kohustusi, eks, aga ütleme nii, et tegelikult võiks liikuda nüüd juba selles suunas, et eestlased, mitte ainult eestlannad, vaid eesti mehed ka, et nad soetaksid vähemalt 4 korda aastas endale parfüümi. Me peame samas jälle muidugi võtma arvesse seda ka, et Eesti ühiskond on pigem kaldub sinna autismi poolele.
noh, jah, Vene ühiskond sotsiopaatlik ja meie ühiskond autistlik ja USA ühiskond nartsissistlik, et me oleme introvertne ühiskond ja introverdid kindlasti on lõhnade kasutamise suhtes ja tarbimise suhtes on tagasihoidlikumad. Samas lõhnades on nii palju informatsiooni ja nad võivad jällegi tulen selle juurde, et nad võivad selle igapäeva nii eriliseks teha ja kui paljudel meist on tegelikult nii palju kohustusi hommikust õhtuni, millega me peame tegelema. Ja selle lõhnaga on võimalik nii palju naudingut juurde anda hetkesse, mis võib-olla muidu ei ole nii nauditav. Väga paljudel on kohvisõltuvus ju ka sellest tingitud, mitte niivõrd ei joo nad kohvi sellepärast, et nad tohutult oleksid meeletud kohvikurmaanid või isegi nagu naudiksid seda kohvi joomist nii meeletult, aga see on nagu mingi selline väikene rituaal, mida sa saad hommikul teha iseenda jaoks, et see on nagu see hetk, et nagu see rituaali moment ja võt lõhnades tasuks samamoodi suhtuda, et luua selline igapäeva rituaal endale, kuidas sa ennast lõhnastad, kuidas sa valid endale selle lõhna välja, et me ei ela enam sellisel ajal, kus me peame selles mõttes füüsilist tööd nii palju rügama ja täielik lugupidamine kõikide füüsilise töö tegijate vastu. Lihtsalt 100 aastat tagasi füüsilise töö tegemine oli nii palju suurem osa meie igapäeva elust. Ja siis muidugi sellised teatud nagu luksuslikud rituaalid jäid tahaplaanile, aga tänaseks päevaks me enamik ei tee enam sellist füüsilist tööd, et jah, me ei hari niimoodi põldu seal, et selles mõttes ja kui palju on inimestel tänapäeva ühiskonnas need eksistentsiaalsed probleemid ja see arutlus ja mõtisklus selle üle, et mis selle elu mõte on või miks ma olen siia tulnud või millega ma tahan tegeleda või kes mina üldse selline olen ka. Ja suhete mudelid on ju nii palju muutunud ka. Inimesed ei ole kunagi nii individualistlikud olnud, kui nad on praegusel hetkel ja seda üksindustunnet on tohutult palju ka. Ja lõhnadega on võimalik seda kõike tegelikult jällegi ikkagi leevendada. Aga kui keegi tunneb ennast üksikult, siis mis oleks sinu selline lõhnasoovitus temale hoopis? Me elamegi praegu gurmaandlõhnade ajastul, mis on siis gurmaandlõhnad on need lõhnad, mis seostuvad meile toiduga ja enamjaolt siis dessertidega. Igasugused šokolaad. Ja šokolaad, kõik need pralineed, suhkruvati teemalised lõhnad ja nii edasi. Ja eks sellepärast, et üksinduse tunnet on inimestes rohkem ilmselt kui kunagi varem. Siis sellepärast sellised lõhnad on ka populaarsemad ja sellised lõhnad tõesti tekitavad sellist turvatunnet ka. Nii et selle asemel, et seda rämpstoitu Woltiga tellida, neid friikartuleid, naiste põhipahe minu meelest, mul endal on ka kõige lemmikum rämpstoit on friikartulid, mis on kõige hullem rämpstoit üldse. Enne sööge burgerid kui friikartuleid. Aga et selle asemel, et rämpstoitu tellida, kandke hoopis parfüümi. Väga hea soovitus ja jagub kauemaks ka seda emotsiooni. Pistad nahka, ongi kõik on ja kirud veel ennast takka otsa, aga parfüümi puhul seda naudingut on sulle pikemaks. Ja teile, kallid vaatajad, ma soovin julget katsetamist ja avastage maailma rohkem, mõelge piiridest välja ja vaadake üle, mitu parfüümi teil kapis on.